Tervitus, täna võid olla valmis kossujuttudeks, sellepärast et minu kui Rahvaliiga kossumehe vastas istub kaks päris professionaalset kossumeest KK Viimsist ehk siis Jörgen Rikberg ja Kaspar Kuusmaa. Tere tulemast! Tere! Ma küsiks kohe ära kahe noore mängumehe käest, kes omavahel kindlasti palju trennis mõõtu võtavad, et kes üks üheles ära paneb teil? No... Ma arvan, et Jörgen ikka. Ai, aumeeste värk. Iga kord, kui Jörgen drive'ib, siis on seda väga raske peatada. Et see on tõesti... No sa võid öelda, et see on pikkus ülekaal võib-olla? No väike pikkus ülekaal, jah. Väike. Okei. Aga tulete siis KK Viimsist hooaeg kohe varsti algab, noored mängumehed, et natuke enne, kui me siia lähme võib-olla teemadesse, mis puudutavad meeskonnavaimu ja kõike sellist, siis ja hooaja eesmärke, mis teil on, siis äkki räägite ülikiirelt, kuidas te nagu Kossus jõudsite KK Viimsi juurde lõpuks. Kas või algusest, ma ei tea, Kaspar on käinud Itaalias, et võib-olla alustad sellest, kuidas üldse Itaaliasse jõudsid ja siis kuidas siia tagasi? Itaaliasse jõudsin läbi BBL turniiri, et alguses kutsuti mind sinna suvekämpi. Ja ma kui vana sa olid, kui sa sinna läksid? 13 ja ma ei teadnud mitte midagi sellest klubist, aga suvekämp tundus hea lõbus. Üks fun fact on see, et mul tegelikult pidi minema tantsu peale, aga see kahjuks ära, sest korvpall oli ikka prioriteet. Et ma läksin sinna, ma ei oodanud mitte midagi, seal oli super, igasugused mingid parkuuri trennid, õues oli mingid trennid, et see oli Rocca Porenas Itaalia siuke mägestiku piirkond, et see oli siuke mega piirkond ja põhimõtteliselt pärast laagrit öeldi mulle, et me tahame sind põhimõtteliselt sinna akadeemiasse, Selasuure akadeemiasse ja sealt siis sai nagu kõik alguse. Aga nüüd on itaalia keel suus või? Jaa, on küll C1. Äge. Ja kaua sa olid seal? 4,5 aastat. Ja siis tulid otse tagasi Tartusse alguses? Audentesesse kõigepealt ja siis sealt liikusin Tartusse edasi. Ja nüüd oled Viimsis, on ju? Jah, nüüd on Viimsis. Nii, Jörgen, sul on ka mingi siuke välismaa lugu või? Ei, mul nii ägedat lugu ei ole, et ikkagi üles kasvanud Viimsis. Teises klassis korvpalli trenni läinud Viimsis otse ja nüüd otse pidi esindusmeeskonnas. Okei, nii et sina oled täiega Viimsi patrioot ja ainult praegu Viimsi peal väljas, on ju? Okei, äge. Aga äkki kui sa peaks kirjeldama nagu teekonda Viimsisse mõlemad ühe sõnaga Kossu teekonda, siis kuidas seda kirjeldaks? Eks ikka üles-alla on käinud ikka, et oled saanud ka vahepeal tipus olla ja siis seal allpool ka. Ja Kaspar? Uskumatu, sest ma ei oodanud, et see juhtub. Sest tõesti see juhtus 24 tunniga, et ma sain Viimsisse ja see oli ka tänu Jörgenile, sest ta sai vigastada. Et siis kutsuti mind, et see oli tõesti uskumatu. Okei. Aga mis on olnud teie nagu senise siukse mängukarjääri võib-olla parim võit üldse? No eks kindlasti jääb see Prometeiga veerandfinaalseeria kripeldama, kus ju tegelikult ka 3. mängus veel juhtisime väga pikalt ja siis lõpuga ära andsime, et sealt oleks olnud väga magus edasi minna, aga kahjuks see jäi ainult ühe võidu peale. No ei ole hullu, võit oli võit. Mul, ma isegi ütleks U16 BSPC, kus ma mängisin koos oma hea meeskonnaga Ken-Marti Reinalt ja me võitsime selle turniiri ja ma mäletan viimane mäng Läti vastu oli tõesti midagi muud, et see mäng jääb alati mulle meelde, terve see turniir jääb alati mulle meelde ja seal nagu see armastus korvpalli vastu tuli nagu veel rohkem. Ja see turniir siis oli tegelikult Eesti, Läti Rootsi ja Soome. Rootsi ja Soome, mis on iga-aastane tegelikult, on ju. Aga on teil äkki mõni siuke naljakas mälestus ka nagu varasemast noorte korvpallist või mingi selline juhtum, mis jääb meelde? Kohe niimoodi vähe ei löögi. Äkki Kaspar midagi Itaalias juhtus?
mõtlen, oota, midagi, seal igas asja juhtus seal, et seal oli alati mingit pulli, et võib-olla üks hea, see võib-olla pole nii naljakas, aga nüüd kui ma tagasi mõtlen, siis on päris naljakas, et meil oli üks finaalmäng. See liiga ei olnud nii tähtis, see oli U18 teine liiga ja mind pandi sinna mängima finaali ja ma mäletan, me kaotasime poolaja ja treener tuli riietusruumi ja hakkas jalaga seina peksma, siis ta lõi oma selle tahvli pooleks, siis ta sõimas kõigil näod täis ja see nagu, sel hetkel see oli nagu väga hirmuäratav, aga nüüd, kui ma mõtlen tagasi, siis see oli nii naljakas, sest see treener oli mingi 1.60 pikk ja siis ta nagu karjub seal näost punane ja lööb seina ja siis kõik oli siuke väike Itaalia mees või? Jah, väike Itaalia mees. Aga tulles nüüd tänasesse päeva, siis äkki räägime korraks ka teie nagu personaalsetest unistustest ja eesmärkidest, mis teil võib-olla on. Esimene võib-olla selline soojendus on see, et kui sa saaks teha trenni ükskõik millise nagu korvpallimängijaga koos, siis kellega sa teeksid? Kostas Lukas. Ma arvan, et kõigile tuttav mängumees, et oskab kõike. Ma arvan, et ma võtaks Spanuulise. Et see oleks päris huvitav trenn. Mõlemad Euroopast. Miks mitte NBA mehi? Ei taha LeBron Jamesiga trenni teha? No võib-olla siiski Euroopa korvpalli pool rohkem vaatan. Arusaadav. Ja, et see on, ma arvan, et see nagu saab approach oleks natuke teistsugune, et võib-olla rohkem siuke paneb mõtlema sind, et nagu ei ole nagu ainult individuaalne skill, vaid nagu tõesti paneb sind teismoodi seda korvpalli vaatama. Aga kui te kindlasti mõtlete nagu hooajale sellisel tervikule ka peale, et mis on teie jaoks siuke oskus, mida tahaks võib-olla arendada see hooaeg kõige rohkem enda puhul, et ma ei tea, see võib olla mänguline, tegelikult see võib olla ka mentaalne või mida iganes, et mis on see, mida te tahaks, et hooaja lõpus saad öelda, et jep, selles ma sain paremaks. Ma arvan, et ikkagi otsuste vastu võtmine nii piker roll olukorras kui nendes muudes aspektides, et ikkagi paremad otsuseid vastu võtta ja leida ka sõpru paremate söötudega näiteks. Jah, nõustun Jörgeniga, et mul on suhteliselt samad nii-öelda eesmärgid eriti pick and rollis, et võib-olla siis mismatchide karistamine rohkem, et nii läbi minemisega kui ka kaugemalt. Aga kui vaata kaugemale, et mis on võib-olla üks teie unistus, mis võiks täituda nagu selle lõpuks, kui te korvpalli võib-olla maha panete nii-öelda mängijana, et mis on see, ma ei tea, võit liiga saavutus, mis te tahate olla teinud, ma ei tea, võib-olla Eesti liigas 10 punkti panna, oletame, et kuhu te tahaks nagu jõuda? No ma tahaks koondise särki kanda, et see on alati olnud suur ambitsioon ja unistus, et jah, klubi korvpallis ma tahan ka, et mul läheks hästi ja ma saaks kõrgematesse Euroopa liigadesse, aga koondise esitamine, koondise särgi kandmine on, see on eriline ja ma väga sooviks seda. No ma arvan ka, et ikkagi kui võimalusi asi tekib, siis panna ennast prooviga kuskil nii-öelda mujal kui koduliigas, et siis vaadata, kas saan hakkama või ei saa. Aga kui ma küsin, mis on 5 aasta plaan, et kas 5 aasta pärast Kaspar arvab, et on koondises? Ei tea, ma arvan, ma teen kõike, et ma sinna saaksin, et trenni poolest eriti ja muidugi Eurobasket tuleb Eestis, et on põhjust anda endast kõik. No tuleb terve püsida esmalt, et siis no sinu 5 aasta plaan on näiteks terve püsida. See on ka see on selles suhtes suurem kui korvpall ikkagi, et terve püsida ka läbi elu, aga eks peab tervist hoidma. Väga tervitatav mõtteviis. Aga miks me võib-olla teid kutsusime siia kahekesi on see, et saaks natuke teada, kuidas Viimsil meeskonnavaimu ehitamine käib või üleüldiselt, kuidas Kossus või profispordis, siis tiimispordis siuke riietusruum ja meeskond kokku võiks käia või hoiab, et Viimsil on palju ka noori kutte, aga vahepeal satub ka sinna nagu sellised, ma ei tea,
välismaalasi, kes on vanemad ja nii edasi, et kuidas see asi nagu kokku käib. Et võib-olla esimene küsimus ongi, et kuidas nüüd just enne hooaega ongi hea küsida, et kui teil on uued mängijad tulemas, tavaliselt ma ei tea, korvpallis ikka kolmandik tiimist vahetub on ju, või isegi võib mõnikord pool, et kuidas te ehitate sellist usaldust või keemiat tiimikaaslastega? No eks lõppude lõpuks ma arvan, et kõiki näinud nende eestlastest, et teatakse, et ma arvan, et eestlastega väga palju raskusi ei teki, et võetakse kohe omaks ja kes on vaiksem, kes on häälekam, et see otsustab nii-öelda riietusruumis asja ära, aga välismaalastega, kui nad nagu üksi on, siis on võib-olla neil jah, see keerukus, et kes palju nendega suhtleb, aga ikkagist ma ei ole meie meeskondades probleemi näinud, et keegi nendega ei suhtleks, et ikkagi kaasatakse ka välismaalasi väga hästi. Tuleb teha sauna tuleb koos teha ja kalja juua saunas, et siis saab sükse hea mõnusa ühenduse omavahel. Et ja välismaalasi, kuidas mina kaasan iga kord see, et ma proovin neile anda midagi eestimaist proovida. Ehk siis ma alati ütlen neile nii, proovige nüüd kohukest ja proovige nüüd präänikut või musta leiba, et nad saaks selle kultuuriga nagu aru, et proovige saunas käia. Et siis on nagu seda ühendust nagu ka lihtsam natuke luua nii-öelda. See on päris hea idee. Hooajaeelses laagris mehed sauna ja kohukest tööma, on ju. Ei, pole paha. Aga kui nüüd minna edasi, et mäng tuleb peale, hooaeg tuleb peale, kõigepealt küsin teie käest, mis on teie siuke mängueelne rutiin või kas teil on nagu mingid sellised kindlad asjad, mis te enne igat mängu teete? Hea lõunauni. Jah, seda tuleb teha ja võib-olla siis siukse rahuliku seisundiga mängule peale minna. Et ei tohi olla nagu liiga närviline, liiga äksi täis, et tuleb kuidagi nagu maha rahustada mingi muusikaga või siis ma ei tea, mingi videotega või ükskõik kuidas, et tuleb rahulikult peale minna. Aga olete märganud, et te teete tiimiga ka midagi nagu tegelikult koos või mitte küll meelega võib-olla isegi, aga lihtsalt panete tähele, et te kõik olete natuke samamoodi neid asju teinud, ma ei tea. Kõigil on klapid peas esimese viske siukse treeningu ajal või mida iganes enne mängu näiteks. Meil nii-öelda meeskondlik viskemäng enne mängupäeva hommikul on, aga iga üks teeb lõpuks enda asja, aga ma neid klappidega poisse väga tegelikult ei näe. Klappidega ei ole tõesti. Eestis väga paljud üle. See on pigem Ameerika teema. Ameerika värk, jaa. Et eks sealt tuleb ka võib-olla see mentaliteedi erinevus mängudes ka, et Ameerika poisid võib-olla tihtipeale ju on harjunud, nemad peavad selle kogu mängu ära tassima ja tõmbavad ennast käima, ja sina ütled, sa peaks rahulik olema, et oleks nagu asi kontrolli all. Aga võib-olla kui oluline tegelikult on oma tiimikaaslastega sõbraks saada või kas üldse on vaja tegelikult sõbraks saada või tegelikult piisab sellest, et te saate trennis üksteisest aru ja lähete laiali pärast? Ikkagi ma arvan, et nii-öelda sõpruspõhine suhtlus on ikkagi oluline, et sellest ka tulenevad ka sinu otsused nende suhtes mängus on, et tahad neile rohkem ikkagi usaldust anda ja panedki selle passi ekstra neile, et ega sõber õnnelikuks teha, et ma arvan, et see on ikkagi oluline aspekt. Ja ma pean nõustuma, et võib-olla see sõprussuhe, et neid on tähtis luua isegi mitte nii palju korvpalli jaoks, vaid ka üldse elu jaoks, et tegelikult meil on see võimalus tutvuda nii paljude inimestega, igalt poolt välismaalastega, erinevad eestlased, et tähtis on neid sõprussuhtelusi lüüa nagu üldse elu jaoks. Ja siis muidugi see tuleb korvpallis ka kasuks, et enda sõpra tead kõige parem. No mul tuli praegu silme ette see pilt, kui me enne rääkisime sellest, et kuidas te nagu keemiat ehitate on ju, ja et kas välismaalased saavad hakkama on ju, või tulevad punti kohe on ju. Et kas meeste tiimispordis või korvpallis siis vahepeal on see, et
mehed tulevad trenni, ühtegi sõna ei räägi, mängivad 1,5 tundi kossu ära ja siis lõpuks nagu järgmine kord tulevad juba, löövad veits patsu ja siis järgmine kord tulevad, hakkavad juba rääkima, et kas see niimoodi ka läheb vahepeal, et selles suhtes selline keemia tekib ilma sõnadeta, vaid see, et mehed alguses harjuvad üksteisega ja siis saavad alles sõpradeks näiteks. Jah, eks alguses on niimoodi, eriti pre-season, et tulevad uued mehed, alguses on siuke vaiksem ja siis mida edasi läheb seda rohkem, siis hakkab nagu jutt pihta. Aga kui rääkida sellest meeskonnavaimu hoidmisest, et ka Viimsil on olnud igast hooaegu, et on tuldud nagu liigas teiseks, on ju, teistpidi on oldud ka nagu noore klubina või noorte klubina siis selles suhtes tabeli allpool. Et kui palju te nagu ise jälgite näiteks, mida teist kirjutatakse või mida teist arvatakse, et kuidas see nagu, kas teil mentaalselt mõjutab või ei mõjuta? Üldjuhul ikkagi üritan mitte lugeda. Et ma arvan, et see mentaalsel poolele kõige parem ei ole, kui sa sealt negatiivset infot endale talletad. Et on ka positiivsed. Muidugi, et alati on ju äge ja lahe lugeda seda, kui sust sassi kirjutatakse. Et, aga minu meelest on ikkagi rohkem seda negatiivse fooniga kirjutamisi. Jah, et pean nõustuma, et ise ka väga ei pane tähele, mis kirjutatakse, et peamiselt kui saan teada, siis on sellepärast, et mu õde saatis selle peregrupi chati, et siis saab vaadatud, mis on kirjutatud. Ja üldjuhul ikkagi pereliikmete käest või asjade käest saad selle kogu info kätte lõpuks, et ei peagi ise väga lugema. Kaspar, sul seda ei ole, et isa kirjutab hoopis ise nagu meedia eest sulle vahepeal mingeid tippe või trikke või vastupidi nagu manitseb natukene, et kuule, siin oleks nüüd paremini teha. Ei väga mitte, sest taga väga ei pane meediale tähelepanu. Isegi kui mina olen seal kirjutanud ja räägin. Okay. Siis sul on hästi läinud tegelikult. Muidu oleks sul otseühendus kellegagi, kellest sa mööda ei saa vaadata. Jah, et ta hoiab eemale. Vaatajad, kuulajad, kes ei tea, siis Kaspar isa on Aivar Kuusma, kes siis on Tartu ülikooli meeskonna peatreener hetkel. Ja ise ka olnud tegelikult väga tugev mängumees, aga sellest me ei tulnud siia rääkima. Tegelikult paneme teie meeskonna vaimu siis proovile ka, et teeme väikse Jorgen versus Kaspar, aga teeme niimoodi, et ma küsin Jorgen ees küsimuse näiteks ja tema peab ütlema selle vastuse siis Kaspari kohta, kas ta teab ja Kaspar saab siis kinnitada, kas see on õige või vale. Näiteks, esimene test. Mis on teise lemmiktoit? Pasta, ma arvan. Jah, ma söön vastat hästi palju. Ja nüüd vastupidi ka? Või mõtlen, Jorgen suur isuna, ta sööb igasugused asju. Ma arvan, et Jorgenile meeldib üks mõnus veiseljasteik. Väga nende steikide ment tegelikult ei ole. Ei, Jorgen juhib, ütleme. Kas sa tead meeskonnakaaslase profikorvpalli punktirekordid ka? On meistriliigas? Teeme meistriliigas, jah. Kas sa tead Kaspari punktirekordid? Ütleme 21. Ma ei tea oma punktirekordit, ma ütlen ausalt ära. Jääme siis 21 juurde. Aga teistpidi? Minu arust Jorgenil oli 28. Ma võin eksida. Eksid. 31 tuli siin veebruaris karikas. Oli ja 31 TalTechi vastu. No võt, aga päris lähedalt tegelikult. Kui ma enne küsisin tegelikult, et kellega tahaks koos trenni teha, siis või mis profikorvpalluriga, siis hetkel küsiks, kes on teise lemmikmängija? Kelle videosid Kaspar vaatab enne mängu? No rahuldamiseks või rahunemiseks võiks ju Mozartit kuulata, et võib-olla ta päris lemmikmänge alla ei lähe, aga ei, Mozart on kahjuks vale vastus, et Sade on see õige vastus, et ei ole olnud. Aga teistpidi? Jorgen vaatab
Jorgen loeb uudiseid enne mängu, ma arvan. Ta väga midagi ei vaata. No lemmikmäng on võib-olla LeBron James ikka käest, aga väga videosid ega sükest asja ei tee enne mängu. Okei. Aga kui jätta Viimsi välja, siis mis on sinu paarilise lemmiksats Kossus siis? No ma pakun Pariisi sats meeldib talle. Meeldib. Üks lemmikuid, nii et pool punkti saab kindlasti sellest. Aga Jorgeni lemmiksats on Alba Berliin. Väga õige. Miks Alba Berliin? Ma ei tea, ta on tublisti tegelesid seal, aga kahjuks olid allpool ja nüüd enam üldse Euroliigas ole. Aga mängivad ikkagi nii, et pöial saab ikka hoida ja hullu. Kas te teate ka oma tiimikaaslase lemmik tossu, millega mängida? Ma arvan, et Kobe 4 on tal praegu, millega ta on siin vehkinud. Ja Kobe 4 kõige parem Nike tossu, ma tean. Jorgen KD, kas see võib olla siis, see ei olnud 17, see ei olnud 18, see peaks olema KD 16 või 15, 16. 16 on jah. 16. Et Kossumehed üksteise kohta muud ei tea, aga see, mis saalis välja paistab, see on ikka põhiline, on ju. See jääb silma, jah. See jääb silma, jah. Klassikalised mehed, on ju. Aga kui sa peaks andma, või ma ei tea, võib-olla teil on hüüdnimi üksteisele väljaku peal, ütleme niimoodi, kui sa pead, ma ei tea, tegi midagi hästi või tahad ta tähelepanu, siis kas teil on nagu hüüdnimed teisele ka või? No ma arvan, et kogu tiim ütleb kussa, et... Jah, kussa ja Jörgs. Kussa ja Jörgs. Ja kas Valdo Lips ütleb ka niimoodi? Jah. Jörgs ütleb kussa ta ei ütleb. Mis siis sulle tuleb? Kaspar ikkagi. Jah, vahepeal kui ta pahandas, siis ütleb Kuusma ka vahepeal. Siis sa tead, et on jama. Okei, aga viimane selline küsimus, et kui sa vaatad teist siis mängijat või vaatad omavahel üksteist mängimas, et kelle moodi ta kõige rohkem nagu väljakul sinu arvast mängib või on? Ta on nagu mänge võrdlust või? Mänge võrdlust võib-olla. Jumal. Ma ei teagi nii palju mängeid, et eks ta NBA tagamehe moodi on, et põrgatab palju ja tahab pundi panna ilgata. Meie mini Russell Westbrook. No mingi Kemba Walker rohkem. No, hea crossover. Midagi tuli ju täitsa. Jorgen on siuke slasher, väike slasher. Võib-olla siis siuke tugevam väike slasher. Kes meil on Euroliigas? Tule kedagi ette niimoodi. Siuke Colin Malcolm. Siuke hea slashib, viskab hästi. NBA-s. Ega ei pea olema. NBA-s ma ei kujuta, et Colin Malcolm, jah. Ma alati mõelnud, et Jorgs on Colin Malcolm. No võt. NBA-s vanasti võib-olla oleks Dwayne Wade olnud see, kui see ütles slasher. Wade oleks päris hea. Ütles, et mehel on jube kiire läbiminek, et siis nii ongi. Okei, aga räägime nüüd kogu tiimist, mitte ainult teist, et kui te peaks ütlema, põhimõtteliselt ma alustan laused, kes kõige tõenäolisemalt ja siis tuleb mingi asi. Vaadake, kas te saate omavahel ka nagu kokku lepitud, et sama mees näiteks kõige tõenäolisemalt tuleb trenni esimesena. No Kristo on praegu kõige paremal kohal, aga eks ta peab just bussiga reisima, et see on nagu ainuke põhjus. Jah, Kristo rannast ta peab vaatama neid Viimsi valla bussiliine ja siis kui tuleb 2 tundi ennem trenni, siis peab sellega minema. No võt, saab kõige tugevamaks arvatavasti ikkagi. Kes kõige tõenäoliselt jääb teie bussist maha? No ma arvan, et... See on lihtne. No Väljamaa poiss. Väljamaa poiss? Ei, Sarap ikka. No okei. Sarap magab maha, kui see... Nõustun. Kes on teie pealtpaneku meister? See on päris hea. Me oleme süksed jalad maas mängijad, et... Sarap jälle... No jah, Sarap ikkagist vist. Sarap läheb backdoori iga kord trennis ja siis... Kui on vaja... Saab vajutada. Saab vajutada, kui on nagu punkte vaja, et nagu on nagu tähtis, et on 2 punkte ära panna, siis saab vajutada mööda iga kord. Aga kui on niisama vaata, siis ta vajab kotti.
seepärast pealtpaneku võistlused ongi ilma kaitseta, nii et seal saab kogu aeg kotti panna. jah, täpselt. Kes kõige tõenäolisemalt valib kõige imelikuma playlisti nagu bussis näiteks muusika mängimiseks? Oi, issand. Kes meil üldse muusikat lasknud on? Karmo. Ma ei tea, Karmo lasi viimati. See oli imelik muusika. No siis on tegitas peavalu. Vastus olemas. Kes kõige tõenäolisemalt saab tehnilise? Ken või Kevin? Jah. Ken floppimise eest. Kevin, sest ta läheb närvi. Või siis Valdo, sest ta jookseb väljakul ja karjub kaasnikul. Te teate oma tehnilise vendi ikka. Ikka päris palju tundub. Okei, aga kes võidaks 1-1 turniiri? No ikka see mees, kes mu kõrval on. Jorgen ikka. Jorgen arvab ka, et Jorgen võidab. No, eks ma pakun konkurentsi seal. Aga kas te meeskonnavaimu hoidmiseks vahepeal teete selliseid asju või kui on näiteks, ma ei tea, hooaja keskel paus, olete kuskil laagris midagi, et sellised miniturniirid võib-olla omavahel või mõõduvõtud? Seda kahjuks Viimsis ei ole. Ma tean, et me Tartus tegime seda Kundar Svetra käe all. Siuke 1-1 turniir, see oli täpselt jõulude ajal. Et see tegelikult on hästi fun. Aga Viimsis seda minu arust 1-1 turniir pole mitte kunagi olnud. Me nagu läbimängimiseks teid nii-öelda, et nii väiksed kui pikad mängud omavahel nii-öelda selges korvil algul ja siis ka väljast, et nii trenni jaoks teete, aga for fun ei ole veel teinud. Ja for fun ei ole. Siis peate soovitama treenerile. Aga kes teist võtab viimase sekundi viska? Eks kõik tahaksid võtta seda. No kes kõige hullem on, kes tahaks? Ma arvan, me mõlemad võtaksime seda. Sest ma tean, kui te ise palliga üle tulete, siis teil on kõige lihtsam meelde, aga... Sest ma tean, et eelmine hooaeg oli 2 mängu. Üks oli Coolbeti vastu, kus Jorgen võttis selle. Ja üks oli Tartu vastu playoffis, kus mina võtsin selle. Mul rohkem pähe ei tule. Milline see Coolbeti oma oli? See oli see, kui Simon Sutt pani meile game winner. Rünnak ennem seda drive'isid ja viskad lay-upi. No siis pani Kevin veel vahepeal. Kevin ka, Kevin, siis kui on külje out, siis on... Oleneb, palju vahe on. Okei, oleneb, kas on 3 või 2 või? Sain. Kes vihastab, kes kõige tõenäoliselt vihastab peatreeneri Lipsu esimesena välja? See on hea küsimus. See tõesti oleneb. See on kumb esimese lolli palli kaotsa teeb, ma arvan. Ja teil on see suht vastutus olemas, on ju, et te tagamängitena peate sellega leppima, kui kuri sõna kõrvalt tuleb. Jah, sellest peab valmis olema. Okei, aga kes teil võib-olla satsist jälgib kõige rohkem kossu? Üleüldiselt, nagu ma ei tea, Eesti liigat, Euroliigat, ükskõik mis liigat? Ma arvan, et Sünd. Sündil on alati ekraanid. Koos käib, mis iganes videomängud, asjad ka, mis tal seal käivad kogu aeg. Kuidas teil on, kas te nagu jaksate üldse pärast trenni või mänge nagu nii palju vaadata või jälgida, et kas on üldse huvitav või tahaks välja üldada ennast? Peale mängu võib-olla mitte, aga ma tean, et Eurobasket käis, ma suutsin põhimõtteliselt kõik mängud ära vaadata. Et mind ikka huvitab see vaatamine ilgult. Nojah, EM-iga oli selles lihtne, et endal ju midagi veel peale ei olnud, et siis oli seda lõbus vaata, aga ma pigem võib-olla ütleks, et ma vaatan ikkagist vähem kui kõik ülejäänud, et tahaks ikkagi vahepeal ka midagi muud teha. Ja viimane küsimus, kes on tiimi võib-olla siuke naljamees? Ken, ma arvan. Ken ja Sarap. Kenil jutt alati käib. Siin paljudes vastustes käivad sama nimed läbi, ma saan aru. Ja need on need põhinaljamehed. Okei, aga enne kui elu juurde võib-olla väljaspoole kossu lähme, siis sa just ütlesid, et sa vaatasid Eurobasketit palju. Äkki teil on keegi välja tuua või sinul, et ma ei tea, Eurobasketil välja arvatud Eesti koondises mingid mängijad, kellega vastu sa oled võib-olla mänginud? Kas sul oli nagu siukest huvi ka vaadata või kas sa nägid kedagi, kes... Jaa, Nikola Jovic,
kus me mängisime, oli U18 Euroliiga noorteturniir. Ja ta mängis sel ajal seal Megas. Ja ma mäletan, mind pandi mängu ja ma pidin teda katma ja ta võttis palli low post'i ja pani mulle kohe fadeaway näkku. Kas ta juba siis oli nii pikk, kui nad praegu on? Jah, ta isegi on kasvanud minu arust ja suuremaks läinud, et siis ta oli veel peenike. Aga jah, ta sai palli, pani fadeaway mulle näkku ja siis oli korras. Nagu on kuhu pürgida, ütleme niimoodi. Nägid meest Eurobasketil tahad ise ka, ma saan aru. Jah, muidugi. Kas sul on ka nagu mingit lugu, kelle, või noh, kas sul on mingit sihukest nime, kelle vastu saad mängida, oled nagu... Ei tule niimoodi ette, ma ei mäleta, kelle vastu me seal 14-aastastena võisime kuskil Lätis mängida, et ei tule ette hetkel. Arvatavasti seal leidub ikka neid nimesid, kes on Euroopas suuremad, jah. Et vanasti, ma tean, üks minu töökaaslane Stebis räägib, kuidas ta mängis, aidake nüüd välja korraks, Žalgirise tsenter oli vahepeal valge kutt. Tubelise? Ei, vanem, ta on 30. Nüüd ta mängib ka Läti koondises. Läti koondises? See on mingi Kaavars või? Ei. No Kossupoistele väike mõistatus. Smits. On Smits või? Jah. Ta oli Žalgiris. Et kuidas ta on Ronald Schmitsi vastu mänginud. Ja eks ikka kõigil võib olla sellised lugusid. Aga okei, lähme natuke sealt korvpallist eemale, et kuidas ta muidu, täna teil on vaba päev, eile oli mängupäev. Kui ta siin ei oleks, mis ta teeks praegu? Kodus puhkaks. Aga mis sinu jaoks puhks on? Ma olen siuke jalatiivne ikka. Et no eks üritan natuke koortega ka mängida ja siukest liikumist hoida, aga proovin ka sõpradega kontakti hoida ja luua ja... Kasutad kõiki võimalusi ära, mis võimalik? Jah. Okei. Kaspar, mis sa teed? Kodus magaks sisse, teeks korralik hommiksöögi. Aga kui on vaba päev, siis sa sisse magad? Miks siis? Ma ei tea. Ikka saab. Vabal päeval maga kaua tahad. No see et magan kauem kui tavaliselt. Okay. Jalutamas käin, võib-olla kinos meeldib käia, võib-olla lähen tüdruksõbraga välja sööma, et perega proovin olla. Et võib-olla kui tõesti on, jalad on väsinud, keha on väsinud, siis kodus vaatab mingi show'd ja mängib või midagi väga hullu ei tee. Kui vanasti oli see arusaam, et ma tean ise Tartu kutina, et kui tulid välismaalased, siis nende nagu vaba päev oli see, et nad tagusid PlayStation terve päeva nagu, või noh, käisid hommikul trennis ära, magasid, mängisid PlayStation, teeksid õhtul trenni ja nii edasi, et kuidas tänapäeval on selle üldiselt, ma ei tea, kossu mängudega PlayStationi peal? Eks arvutis ikka midagi sõpradega. Ikkagi tuleb sisse, jah? Okei. Jah, see 2K, seda väga enam ei mängita, sest see on nii alla käinud, jah. Ma tean, et Kevin Sünd nüüd tahab, et kõik mängiks, aga ma ei tea, kas ta räägib ära meid. Okei. Aga kelleks te arvate, et te oleks saanud, kui te ei mängiks praegu korvpalli? Millega te tegeleks? Kas te olete selle peale mõelnud ka? No lasteaias oli vastus, et politseinikuks on ju. Aga see oli siuke tüüpiline vastus, aga ma ei tea, majandusvaldkonnaga ma olen midagi oleks jätud, et hetkel on see huvi hübriidis. Ma ei kujutaks ette, mis ma teeksin. Võib-olla väiksena ei olnud muid siukseid nii-öelda elukutsumisi, mis nagu meelitaks. Võib-olla kui ma nüüd tõesti saaks korvpalli mängida, siis esimene võimalus oleks treener olla. Aga kui treener ka tõesti võib-olla välja tule, siis võib-olla siis nagu manager olla. Et olla saaks midagi nagu manageerida. Eks ma arvan, et see nagu tundub huvitav. Ikka spordis ja kossus. Ja spordis ma arvan, et ma ei pääse mitte kunagi oma elust. Et see on nii suur osa. Aga on teil mingid sellised hobisid või andeid, mida võib-olla rääksime tiimikeemiast, võib-olla teine ei tea? Just teie oma vahel, et
kas Jörgen, sa teed midagi, mida tegelikult Kaspar ei tea, aga tegelikult sa oled päris hea selles? Ma ei tea, olgu see kaardimängud, ma ei tea, joonistamine, mängid mingit pilli. Noh, ma arvan, et ta teab seda, aga tartsi meeldib ilgelt mängida. Ja Jörgen on päris hea tartsi mees. Okei, käid võistlemas ka? No vahepeal kodus panen üles ja mängin netis kellegagi. Niimoodi saab ka täitsa või? Okei. Tartsi kohta vist lepingus jälle kirjas, et see oli kohtlik, et ärge seda tehke. Ei, vaius. Selle kohta ei ole, jah. Okei, aga teistpidi, Kaspar, kas sul on midagi, mis sa teed, mida võib-olla teised ei tea? Niimoodi ma väga ei tee midagi, et nagu... millest sa huvitud? Näiteks, ma ei tea, kui muusika, YouTube läheb peale, siis... Muusika. Mul on oma vinüülid ja CD-d, mida ma siis nii-öelda kogun. Et mul on kodus terve sein põhimõtteliselt, ma arvan, mingi 50-60 albumit. Aga mis muusikat, või mis stiilist me räägime või sul on seina? Pigem hip-hop, et... Kossumees ikka? Ja, aga mulle nii-öelda ma proovin kõike, ütleme niimoodi, et vahepeal tuleb kõike, et midagi rahulikumat ja mõnusamat, et ainult seda ka ei ole. Itaalia hip-hopi ka? Ei, kindlasti. Sealt ei võtnud ühtegi asja kaasa? Ei, see oli kohutav. Aga siuke asi on olemas, ma eeldan. Jaa, on. Väga suured artistid on ka Itaalias, et selles mõttes, et võib-olla siin Eestis keegi ei tea, aga ma arvan, et Euroopas nii-öelda, mis ta nimi oli, Sfera midagi oli, et ta on tegelikult päris tuntud, et seal ikka on artist. Okei, aga äkki võtame ette uue hooaja, mis nüüd mõne nädala jooksul algab, kui me seda siin salvestame, kui see välja tuleb, siis juba on esimene mäng või mängud isegi tehtud. Aga mida sa kõige rohkem võib uuelt hooajalt ootate? Mängimist. Ma arvan, et... Isu on nii suur? Isu on suur, jah. Et see paus on olnud nii suur, 4,5 kuud, et ma arvan, et võib-olla tõesti mängimine, nii-öelda õppimine, mis sellest nagu mängimisest tuleb, et noored poisid veel, et ma arvan, et meil on veel palju kogeda nii-öelda ja palju õppida, et nii-öelda ootan huviga neid uusi challenge, mis see hooaeg tuleb ja neid nii-öelda, et ei saa olla lihtne muidugi, et hästi palju raskusi ja neid kõik ette võtta. Jaa, et ikkagi tegelikult ju mäng on kõige parem koht, mis õpetab, et kindlasti jällegi saaks arendada ja millega tööd on tehtud, et see ka nii-öelda väljakul realiseerida. Väga spordimehelik vastus. aga nii ongi, siuke ongi eesmärk alati, väga õige. Äkki on mingid isiklikud eesmärgid tiimis, et ma ei tea, saavutada mingi roll või mingi selline, ma ei tea, kas või terve püsida on teine asi. Et kas te mõtlete selle peale ka, et isiklikult tahaks just tiimi vaates kuidagi olla niimoodi kasulik või niimoodi kasulik? No ma arvan, et teistel ikkagi enda läbiminemistega tekitada olukordi. Ma arvan, et see on kõige suurem asi, millega ma suudan meeskonnale abiks olla. Ja, mulle 2 asja jäid silma, võib-olla vabaviske%. Mulle eelmine oleks mingi 60 midagi, et see ei ole lepitav üldse. Keskmäng jama. Ja see on pigem Ken Martineert %. Aga siis see assisti ja turnover nii-öelda ratio, et rohkem assist, vähem turnover. Parem palli käsitlus ja targemad söödud. Jah, täpselt. Õige. Mida poolhoidjad või fännid võiks oodata Viimsilt see hooaeg teie silme läbi? Noortemeelset korvpalli, kiiret ja agressiivset. Ja energilist, et ma arvan, et väga selliseid suuri pause või sellisest aeglast mängu ei tule Viimselt. Nii, kui vaatama tulen ja aeglane mäng on, siis ma võin pärast kirjutada teile. Ja, hea meelega. Et iga kiire, siuke põnev, kiired otsused, et väga sellisest aeglast ja korvpalli ei ole. Aga kas teil on nagu selline unistuste statline ka, mis te tahate saada? Ehk siis mingi statistika, siuke, ma ei tea, mõnel on see, et tahaks 40 sanga panna, mõni ütleb, et tahaks kolmiktuubli teha.
kas teil on nagu väike siuke unistus, võib-olla paneme selleks hooajaks mingi väikse siukse märgi, mis võiks juhtuda, mida ei pea muidugi punnima, aga no teeme lihtsalt, ütleme 5 plokki. Kas sul viskab sinna Andrei Kirilenko ja Draymond Greeni valdkonda, et tahaks 5x5 statistika teha? No eelmine hooaeg midagi stiilidega oli sinna paika, aga ei, siuke, kui tuleb, siis tuleb. 5 plokki on päris hea. Kas sa valiksid enne pealtpaneku või ploki? No minu pikkuse puhul kindlasti pealtpanek, ma arvan, et ma plokke enam-vähem oskan, et ei ole nii palju probleeme. Kaspar? Ma tahaks 3 duublit saada. Ma tean, eelmine hooaeg jäi 1 assist puudu. See oli päris valus. Kas sa vaatasid pärast video üle ja noomisid võib-olla seda loendajat ka, et näe, seal oli tegelikult? Christian Kokk pani mu L-juubist, pani lay-upi mööda. Sa said tiimikaasast süüstada? Jah, et me ikka süüstasime oma meeskonda kaasa. Õige. Et jah, 3 duubel võib-olla ja võib-olla siis mõni mäng, kus ma saan rohkem sisse kui punkte. Et see oleks ka päris äge, võib-olla mingi 12 assisti 10 punkte ainult. Ilus tatle. Mis sa ikka patutad seda? Jah, see on ka. Ja hoki assist ei loe, nagu me teame, et tuleb otse korvi minna. Okei, aga hakkame siin vaikselt kokku poole tõmbama. Selles suhtes mul on veel viimased küsimused. Lihtsad vastused, nii kuidas pähe tuleb, ei pea väga nuputama, ei ole korvpalliga väga seotud, mõni on ainult. Ja siis tõmbame otsa kokku, sobib? Ja ikka. Kas hommikune trenn või õhtune trenn? Hommikune. Õhtune. Siis teid samal ajal trennis ei näe, ma saan aru. Mis on sinu jaoks heaolu? Puhand vaim. Jah, siuke rahulik seis aktiiva, ütleme niimoodi. Mis on sinu järgmine väljakutse elus? Ütleme, võtame korvpalli ära sealt, et järgmine väljakutse, mis sa tahaks nagu ära teha? Treeneri paberil äkki. Kodust välja kolida. Väga ausad noorsportlaste vastused, ma ütleks. Sul on bussisõit Liepajasse mängule. Mida sa teed seal? Kuidas sa sisustad seda bussisõitu? Mängin 8 tundi kaarta. Kas kaardid on endiselt nagu põhiteema tiimibussides? Ja ikka on. Okay. No ma rohkem istun telefonis või proovin juttu rääkida. Okei. Sina, Tartsi ei saa mängida bussis? Jörgen ei julge kaartega mängida, sest see on väike raha vahepeal, nii et see on jah. Jörgen tahab välja kolida, ta peab finantsid sirge toimuma, õige. Röövida ei ole ka mõtet ju inimesi. Seda küll, jah. Ausalt mängu ikkagi mängu. Mis on sinu parim Kossu elamus pealtvaatajana? Ma arvan, et siis, kui mina veel publikus olin ja Viimsi teise liiga finaali mängis. No minu lemmik oli eelmine play-off Tartut vaadata, isale kaasa elada. Et need eriti see seeria TalTechi vastu, mis oli siis Tartu kodus, see oli see möll, mis seal oli suurepärane. Ja Graamo vastu ka muidugi, kui võideti 2 korda Tartu kodus. Või 1 korra, vabandust. 1 korra, jah. No ütleme, teine võit oli ka olemas peaaegu. Peaaegu. Oli ise kohal, oli tore, oli kurb samal ajal. Aga äkki üks soovitus, teate küll noored korvpallurid, aga veel noortematele korvpalluritele, ükskõik mis see võib olla? Sihikindlust. Tee rohkem. Et ära hoia tagasi, et nii palju kui jõuad. Kas te ise ka nende sõnadega taga nagu selles suhtes samamoodi käitute praeguseni? Jah, ikka. Treenerid pärast saavad üle kontrollida. Mille vaadata lindid. Ja viimane küsimus, üks võib-olla asi, mida sa võib-olla iga päev teed, mis annab nagu sulle värskust juurde? Niisugune 9 tundi kindlasti ma arvan. Ja, uni on mega tähtis, et ka alati, kui mitte 9, siis kindlalt 8 kätte saan. Okei, aga minu poolt tänud edu uueks hooajaks
põlved, Kere, hoidke terved, palun. Loodan, et paljud inimesed tulevad ka saali mängu vaatama ja tegelikult KK Viimsi tegemisi saab vaadata Instagramis, igal pool meedias leiate üles kindlasti, et Viimsi nii-öelda kõige kõrgemal mängiv tiim üleüldiselt, et ma arvan, et peitu ei jää ükski asi seal. Ja edu teile, ehk siis saalis näeme, on ju. Saalis näeme. Muidugi. Jep, ja võite ka siis võib-olla viimase asjana teha unelmate soovi, et kus siis Viimsi see hooaeg lõpetab või mis on Viimsi eesmärk teile kui mängijatele, te ei pea seda meeskonna ülema siis raskust kandma praegu. Rahvas saal täis. Jah, et ma loodan, et Viimsi korvpall läheb Viimsi inimeste südamesse ja nad tulevad kõik saali vaatama. Ja play-offi ka, on ju. Üritate saada ikka Eest-Latis ja igal pool, on ju. No muidugi, üritame päev. Okei, kuulge, aga tänud ja näeme saalis. Aitäh teile.